Tšau! Täna on Renate ja Mati pulmad ning märksõnadeks on Ameerika autod, Karepa ja Rakvere. Nimelt meile on täna kruiisimiseks ringis selline elukas. Tegemist on siis 67. aasta Pontiaciga, täpsemalt Ponjeviellega. Ja keda huvitab, siis tal on 6-liitrine mootor V8 ning väidetavalt lausa 300 hobust. Ja kes tahab endale seda pulmaautoks, siis Rene Toomingaga saab ühendust võtta. Aga täna hommikul, õigemini lõunapaiku juba pigem, käisime ilupilte tegemas Toolse Ordu linnuses. Häbi tunnistada, aga ma ei ole tõesti seal varem käinud, see koht on lihtsalt fantastiliselt ilus. Me saime nii ilusaid pilte seal, et uskumatu! Muide, meil on täna hästi ägeda välimusega pruut ka. Tal on siit külje pealt niimoodi juuksed veidikene lühemad ning siit pealt on veidikene pikemad lokkis kärtsroosad juuksed. Hästi kihvt. Ja tal on lühikene kreit, selline tüllidega, sätsidega. Hästi kihvt. Miks on Karepa äge koht on see, et meil on siin pulmapidu Karepa rahvamäes ja Rakvere on äge koht sellepärast, et meil toimus seal tseremoonia ning võib-olla on asi selles, et Rakvere on pisut väiksem linn kui Tallinn või Pärnu, aga võib-olla on asi selles autos, kes teab. Igal juhul, kui kruiisid ringi sellise autoga pulmarongis, siis kõik lehvitavad, kõik signaalitavad, sa oled täiesti tähelepanu keskpunktis ja see oli tõesti hästi äge. Muide, kusjuures ma sain üle pika aja, sain jälle pulmaautos siis kaasas sõita noorpaariga ja saab totaalselt teistsuguseid pilte. Mul on väga hea meel, et mul õnnestus auto nagu hommikul siis peokohta jätta ja endaga kaasa sõita. Mis me siis veel räägime? Pulmaisa on meil täna Ants Vierman. Ma ei ole temaga varem kokku puutunud, aga ma olen ta näinud ilmselt kuskil pulmamessil. Ansambel on meil taas, ma olen neist kuulnud, jällegi pole koostöös nendega teinud ühtegi pidu. Dekoratsioonid tegi noorpaar koos oma lähedastega ise, sellepärast et kihlumisest pulmedeni oli kõigest 3 kuud ning jah, 3 kuuga on võimalik korraldada selline pidu. Ning sees on tõesti ilus, ma käisin vaatamas ja tegin pilti ka. Muide, Toolses me pildistasime isegi tossupommidega. Hästi ilus sai, mulle väga meeldis. Ning käisime Vihula mõisa juures, aga lõpuks sihtisime eelkõige metsa, sellepärast et sügisene mets on hästi värviline ja siuke kirev ja nii ilus. Igal juhul mul on väga hea meel, et ma saan siin olla. Tõesti, südamest hea meel. Ma armastan sügispulmi väga. Ja kusjuures tänane pulm on siis, võiks öelda, et hooaja viimane pulm. Nüüd mõned üksikud täiegalt enne aastavahetust veel on, aga hooaja lõpetab tänane pulm. Nii et kõik, kes te teate, et ma oma autol ei ole maikuus saati võtnud valget linti üldse maha, siis nüüd ma võtan. Igal juhul ilus lõpetus. Aga nautige laupäeva, kes Pärnus on, siis nautige hooaja lõpetamist, motohooaja lõpetamist ja tšau!